Aasta innovatsiooniprojekt. Nominendid on Eesti Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise projekteerimine, peatöövõtja Sirkel ja Mall, tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Eesti noorima muinsuskaitsealuse hoone, võib öelda, et muinsusena sündinud hoone, rekonstrueerimisprojekt valmis 2021. aasta kevadel. Mahukas projekteerimistöös kasutati võimalikult kaasaegseid BIM-mudelprojekteerimise lahendusi, mis hõlmasid ühes mudelis arhitektuurse, konstruktiivse ja sisearhitektuurse osa projekteerimist. Sellisel viisil projekteerimine andis projekti efektiivselt teostumisse suure panuse ning vähendas vigade ja kokkupõrgete kontrolliks kulunud aega. Rapla riigimaja rekonstrueerimine. Tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, rekonstrueerimistööde peatöövõtt Nordlin Ehitus, tiimkoordinaator Tulitek OÜ, projekteerija Aktsiaselts Infragate Eesti, 3D mõõdistus ja analüüs Hades Geodeesia OÜ. Rapla riigimaja ehitusel tehtud julgeid samme saab teistele eeskujuks tuua. Projekti kaasati õigeaegselt BIM-i koordinaator ja kohe peale lammutust tehti ehitaja initsiatiivil projekteerimise sisendiks punktipilve mõõdistus ning teostati automaatne punktipilve analüüs mudelitega. Innovaatiliseks kujunes mudelipõhine suhtluse keskkond, kus kõik projekti osapooled said kaasaegseid rakendusi ja nutivahendeid kasutades töötada ühtses infoväljas. Vanasadama kruiisiterminal ja selle merekütte ja jahutussüsteem. Tallinna Sadam Aktsiaselts, Salto Arhitektid OÜ, Stuudio Tallinn OÜ, Sweco Projekt Aktsiaselts, Maaküte OÜ. Vanasadama moodne ja multifunktsionaalne kruiisiterminal on ehitatud viisil, mis vähendab selle negatiivset mõju keskkonnale. Terminali energiavajadus tagatakse Põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelidega. Aastaringselt kasutatavat rajatist köetakse ja jahutatakse soojuspumba abil mereenergiaga. Eestis unikaalne betoonist suuremõõtmeline plaatsoojusvaheti lahendus tagab süsteemi efektiivse toimivuse agressiivses merelises keskkonnas. Tõepoolest, meri annab, meri võtab, meri kütab.